Tere kõigile! Minu nimi on Daniel ja ma pisut jagan oma tunnistust täna. Ma olen kristlikus perest, olen kasvanud, mul on kallis vend, vanem vend, ma olen kõige noorem ja mul on kallis õde ka ja mul on väga kallis ema ka, kes on mulle väga südamelähedane. Minu isa lahkus Taeva kuningriiku mõne nädala pärast 3 aastat tagasi ja tema taust oli siis see, et ta kasvas üles kodus, kus tema enda isa oli suure staatuse kirurg, oli ühiskonnas austatud mees, aga samas ka kodus oli ta vägivaldne ja füüsiliselt oli vägivaldne oma pojade suhtes. Ja tema ema siis, minu vanaema, kes on täna veel elus, tema oli väga pühenud kristlikust perest, aga tema oli ise noores eas eemale triivinud Jumalast. Ja selle keskel, et minu isa koges siis oma isaga sellist vägivalda kodus ja sellel sama ajastul oli Inglismaal siis spordiõpetajate ja treenerite seas sellised streigid ja samal ajal narkomaailm ka oli 80-ndatel seal Londonis palju, väga aktiivne. Ja see, mis ikka noorele energilisele poisile teeb, kui on kodus katkine ja sporti ka pole ja ta sattus ka sinna maailma ja juba väga noorelt, kuskil 13-14-aastaselt sattus ta juba lahjemate ainete peale, juba gümnaasiumi esimesel kuudel lahkus ta koolis ja kolis kodust välja ka ja elas oma sõltlastest sõpradega. Ja ta läks nii kaugele see, et kui ta oli 21-aastane, siis sisemiste verejooksude tõttu anti talle 3 kuud elada, et see oli lihtsalt nii nagu oli, et midagi pole teha. Aga selle aja jooksul, nende aastate jooksul, kui ta oli narkomaailmas, siis tema ema uuesti pühendus oma elu Jeesusele. Ja tal oli kõik olemas, ta ütles mulle alati, ütleb mulle tänapäeval ka veel, et tal oli 3 blondi poissi, edukas mees, endal oli ka see unistuste karjäär, aga meid oli alati tühi. Ja see viis teda tagasi enda issand juures, keda ta lapsena teadis ka. Ja tema siis oma sõpradega ja usukanglastele ja palvesõduritega palvetasid nii, et 3 kuust sai minu isa jaoks 30 aastat. Ja kui tema isa, minu vanaisa siis, kellel oli see vägivaldne suhe temaga, tema suri vähktõbesse noorelt ja kuid paar kuud enne seda ta andis oma elu Jeesusele ja sai kõigist teemondlikest sidudemistest ka vabaks. Ja nad on taevas koos täna lepitatud ja andeks andnud üksteisele, et see on tänu Jeesusele. Aga siis, kui ta suri, minu isa ja tema vennad siis ja tema ema otsustasid, et lähevad sellise missionireisile, et natuke midagi teist teha selle leina keskel. Ja nad läksid siis Aafrikasse, Zimbabwesse, kus oli selline farm või kristlik keskus, kus oli ka farm ja seal nad tegid siis ehitustööd oma vennaga. Ja seal mu isa leidis sellist silmarõõmu, 19 aastast šotlannat ja mõned aastad hiljem nad abiellusid. Ja minu ema siis, tema on täiesti vastupidisest taustast. Ta on sellisest jumalakartlikust, konservatiivsest, kes teab võib-olla Inglismaa kirikusüsteemi, aga väga selline traditsionaalne kirik. Selles üles kasvanud ja 12-aastaselt päästetud kõik piibli lugemislaagrid läbi käinud ja noored pühavaimu ristitud saanud. Ja tema unistus oli noorena saada loomaarstiks. Ja ta oli ülikoolis loomaarst, aga tema selline üks hetk, mis muutis tema tulevikku, ta ühel päeval oma ühikas õppis ja ta õppis, ta ei mõelnud Jumala asjade peale parasjagu, ta oli pühenud kristlane, aga ta õppis samal aegselt. Aga Jumala ligiolu tuli tema tuppa ja ütles talle selgelt, et see ei ole see, mida ma olen sulle ette näinud. Ja mõned kuud hiljem mu ema oli täiesti veendunud selles ja ta jättis oma lapsepõlve unistuse sinna ja läks sealt ülikoolist ära, sest Jumal oli niimoodi talle öelnud. Ja nüüd mõned aastat edasi, kui ta oli abielus nüüd minu isaga ja need elasid Liverpoolis Inglismaal, siis minu isa narkomaailmas õpid nii mõndagi äri kohta ja ta oli selline ärivaist päris hea. Ja ta oli nüüd päästetud, vabaks saanud, et tugev kristlane ja oma emaga teenisid koguduses ja minu isa oli siis ärimees ja ta oli väga edukas ärimees ja tema karjääritelg oli ainult ülesse poole ja nad elasid väga head elu. Aga mingi hetk nad tundsid südames, et midagi on rohkemat meie jaoks, et see pole päris see, milleks Jumal on meid kutsunud, et siin Liverpoolis, nad tundsid, et Jumal kutsub missioni tööle. Ja siis nad palvetasid sellest ja see oli nii kaua neist südame peal, aga kuidagi need tavapärased 3. maailma riigid ei kutsunud Aafrika või India või midagi sellist, et nad küll mõtlesid selle peale ja see kogudus, kus nad olid Liverpoolis, oli selline väga missionlik, et nad saadab palju missionile välja.
Aga siis nad imelikul kombel sattusid Eestisse umbes 2000. algus. Ja Eesti polnud väga kaua vaba olnud siis, aga Viljandimaale. Ja nad olid Viljandimaal siis 10 nädalat missioonireisil ja sellest ajast peale nad saadud, et see on nende kutsumus. Ja nii siis oma 10-kuise pojaga, minu vanema vennaga kolisid nad 2003. aastal Eestisse Võhmasse. Ja nad teenisid seal kodugrupis, lasteklubid ja seal sündisin ka mina ja mu õde. Ja mina kasvasin selles üles, et tavapärane oli mingi kirikuteenistus ja lasteklubid. Ma kasvasin selles üles, et paljud Jumala mehed ja naised Inglismaalt tulid külastama ja ma olen selle keskel kasvanud ja ma olen alati tundnud Jumalat. Ma tegin isaga päästepalve, kui ma olin 4 või 6 aastane. Siiski on see pöördepunkt, kus see muutub päris isiklikuks ka. Ja kui ma olin 9 aastane, me kolisime siis Viljandisse. Ja sellel ajal, kus varapubeka iga, siis mul anti elus üks unistus. Ainult üks unistus ja see oli saada professionaalseks jalgpalluriks, väravaht olin. Ja ma ei ütle üle, nagu ei liialda ka selle, kui ma ütlen, et päevad ja ööd. Ma mõtlesin selle peale, tegin tööd selle kallal, isegi minu magamine pidi olema väga rutiine, et ma saaksin ikka oma unistus kätte. Aga see muutus mul iidoliks. Minu sees elanud veel püha vaim ja ma uskusin Jumalat ja ma teadsin südames, et Jumal on päris, kuid oma ambitsioonide keskel ja ka see, et võib-olla noored mõtlevad, et ei ole nii lahe olla kristlane, ma tahtsin olla lahe ikkagi, siis kooli tõttu ka ma triivisin eemale Jumalast. Kuid sellel oli ka veel üks põhjus, et minu isa, ta oli vabaks saanud narkomaaniast ja Jumal oli ime teinud tema elus ja see on üldse ime, et ta oli missionär Eestis ja ta teenis, ta jättis kõik oma finants, mis tal oleks võinud olla, ta tuli Eestisse Jumalat teenima. Aga siiski ta oli nõrkus ka ja ta oli siis alkoholisõtlane ja ta oli toimiv alkoholis, funktsioneeriv on see vist õige sõna. Ja ma kasvasin selle peal üles ja kui see tuli välja, see ei olnud lapsepõlvest teada, mingi hetk noores teismelise eas see tuli välja. Umbes samal ajal, kui ma ise triivin teemal Jumalast. Ja kui ma sain sellest teada, siis mul tekkis viha, ma vihkasin oma isa. Ja ei läheks nagu detailidesse, aga need, kes on kedagi vihanud, teavad, et vihkamine lõhub rohkem vihkajat kui vihatut. Et see sõi mind seest ja ma tõesti vihkasin oma isa. Sellepärast, et muidugi ma olen ise Jumalast kaugel, aga see pettumus ja see, nagu, mis mina nägin silmakirjalikkusena, mis oli tegelikult lihalik nõrkus, aga mina pidasin kohut tema üle ja kasutasin selle vabadusena, et ma võin eemale minna. Aga selle keskel, kui ma veel olin täiesti täis viha ja Jumal hakkas minu südames tööd tegema, ma hakkasin kartma, ma olin niisugune ärev noormees, sest ma kartsin oma unistuse täitumise pärast, et kas minust ikka saab jalgpallur, sest see oli ainuke asi, mis mind huvitas, et kas minust saab ja ma olin päris hea, ma mängisin noortekoondises ja tundus, et äkki saab minu unistust täide, aga ma kartsin selle pärast, ma polnud pikk väraht, ma kartsin oma pikkuse pärast ja minust tekkis ärevust ja selle keskel ma hakkasin Jumalat uuesti otsima. Kuigi ma vihkasin oma isa ja oli mul endal probleemid, siis ma hakkasin Jumalat otsima. Ja kui ma hakkasin vaikselt kirikus jälle käima, siis Jumal hakkas avama seda, et ka minu himud ja sõltuvused ja noorushead probleemid, need on samaväärsed kui minu isa probleem. Ja ühel teenistusel siis ma olen igavesti tänulik Talvi Heldele, kes ma olin Viljandi baptisti koguduses ja tema pidas jutlus andeks andmise ja andeks andmatuse kohta. Ja see oli esimene kord, kus ma tundsin, et pühavaim kõneleb minuga. Ja ma sain aru, miski minu sees, ma olin 13 midagi, aga miski minu sees oli väga selge, et Daniel, sul on täna võimalus andeks anda. Ja see on vokaalne, aga ma teadsin, et see otsus nüüd, mul oli see võimalus üleloomulikult andeks anda, mitte lihtsalt, ma olen talle 1000 korda öelnud, ma annan sulle andeks. Aga see üleloomulik võimalus, mis tuleb ainult pühavaimu käest. Ja ma tundsin, et see mõjutab midagi minu tulevikus, kui ma nüüd seda otsust ei tee. Ja sealsama teenistus, mu isa oli mu kõrval, ma tõusin püsti teenistuse lõpus ja ma ei teadnud, mida teha, aga oli emotsioon. Ma ei ole suur nutja vend, aga ma seal pisaraid veits valasin. Ja ma pöörasin isa poole ja surusin ta kätte, ütlesin, ma annan andeks sulle. Ja sellest ajast peale sain mina minna edasi Jumalaga. Ja Jumal on mulle järgnevatel aastatel selgeks teinud, et see oli murdemoment, et minu enda suhe Jumalaga saaks korda. Ja järgnevatel kuudel Jumal läbi selle, et ta kõneles läbi oma sõna ja läbi erinevate inimeste, ma saan aru, et ka minu need himud ja sõltuvused, mis olid,
et need on ka valed. Aga kust tuli minu vabadus, on see, kui ma sain sellest väga selgelt aru, Jumal kõneles pärast seda andeks andmist, et mul on vaja püha vaimu. Et omast jõust me ei suuda. Ja see, ma arvan, kui midagi saaks kellelegi pähe raiuda või kuidas öelda, on see, et me omast jõust ei suuda seda. Me ei suuda andeks anda, me ei suuda oma sõltuvustest, mitte ainult sõltuvused ja välimised patud. Tihtipeale me vaatame ainult, minu isa oli alkoholiprobleem, aga ta oli kristlane, ta oli Jumala mees. Aga mida Piibel ütleb, on see, et saage jätkuvalt täis vaimu. Et see on igapäevane, see pole lihtsalt ühe korra ma sain ristitud püha vaim, mul on vaja jätkuvalt igapäevaselt, ma panen põllet, ma ütlen, mul on täna vaja sind püha vaim. Sest muidu ma ei saa. Ja minu liha, mida Galataste kiri ütleb, et käige vaimus ja te ei täida lihalikke himusid. Ja ma sain sellest aru, ja siis minu teekond Jumalaga läks edasi. Ja nüüd selleks ajaks ma ikkagi mängisin jalgpalli, ma olin pühendunud ja ma olin andnud seda Jumalale üle sellisel viisil ja tegin sellise tagasihoidliku palve, et Jumal, kui sina tahad, et ma saan jalgpalluriks, siis ma saan. Kui ma ei saa, siis palun te niimoodi, et ma suudaks sellest lahti lasta. Sest see oli tõesti kallis asi mulle. Ja nende aastate jooksul, kui ma olin nüüd uuesti pühendunud, pühaimuga ristitud saada ja käisin Jumalaga edasi igapäevases osaduses, Jumal kasutas mu jalgpalli, et ma sain olla meeskonnakaaslastega inimestele valguseks. See ei olnud enam iidol ja see ei ole halb asi, kui keegi on sportlane või ärimees või Jumal kasutab meid igas kohas. Ei pea olema vaimulik, et Jumalat teenida. Aga see oli mu palve, et kui see ei ole sinu tahe, siis anna võimalust, et ma laseks sellest lahti. Ja mina siis olin juba Tallinnasse üle-eelmine aasta, olin sattunud Tallinnasse jalka pärast ja mängisin ja jõudsin sinnamaani, et see oli pikem protsess, aga otsisin uut klubi ja ma olin juba enam-vähem lepingu sõlmimisel. Aga ühel päeval ma olin noor sportlase stipendiumi peal ja selline rahaline toetus ja ühel päeval treener kutsub tuppa ja ütleb mulle, et kuule, meie klubi, kus ma olin tulnud, olid halvad ajad olnud ja rahalised probleemid, need asjad, et see võetakse ära. Et päeva pealt mul võeti rahaline toetus ära. Ma olin saanud kõnetuse, et ma pean siia, mu koht on siin Tallinnas. Aga nüüd oli kõik võimalused läinud, sest minu ema üksinda, see on võimalik. Pikas perspektiivis, et ma jään Tallinna. Ja siis, suur kriis. Jumal, sa oled öelnud, et sa toon mu Tallinna, aga mis ma nüüd teen? Ja mis mu jalgast edasi saab? Ja siis järgmisel päeval olin siin Nõmme meeste hommikul. Ja ma olen inglane ja ma räägin eesti keelt ja inglise keelt. Ma loodan, et saate mu eesti keelest aru, et piisavalt hästi. Aga nii, et ma tõlgin inimestele, kui on vaja. Ja selle päeval tuli 2 täiesti võõrast venda. Ma ei teadnud, kes nad olid. Ja siis ma tõlkisin neile, ei mõelnud midagi, aga pärast jäime rääkima ühe vennaga ja tuli välja, et nad on sellest Lootuse festivali juhid, direktorid, et Billy Grahami, mis siin eelmine aasta oli. Ja siis, üks sai kõnetus, et uuriks, kas tal on tööd vaja. Ja see oli päev pärast seda, kui mul oli see uudis tulnud. Kui ta oleks päev varem minuga kohtun, siis ma oleks öelnud, ei, ma mängin jalgpalli. Aga midagi südames tundis, et see on see. Ja siis ma ütlesin, et ma olen huvitatud 6 aja pärast, pikk lugu lühikeseks. Ma sattusin sinna aastaks ajaks tööle ja olin osa sellest ettevalmistusmeeskonnast ja Jumal muutis mu elu täielikult ja ta õnnistas seda palve, et Jumal, kui see on sinu tahe, et ma ei saa jalgpalluriks, siis anna mulle armu, et ma laseks sellest, et ma suudaks lahti lasta. Ja ma võin öelda ausalt, mul pole mingit leina või kurbust selle pärast, et mu unistus on katki läinud. Ma olen näinud seda, et Jumal on ustav ja kui vaadata minu vanaema lugu, see, kes oli kasvanud kristlikus perekonnast, oli tagasi tulnud, tal oli kõik mainerikkus olemas, abikaasa kirurg ja tema unistus oli saada 3 poja emaks ja tal oli need 3 blondi poissi, nagu ta mulle alati ütleb. Aga midagi oli puudu. Minu isa täiesti narkomaailmas, suremas, 3 kuud elamas. Aga Jumal pööras ümber. Minu ema, kes oma unistuste käes, siira südamega jällegi. See ei olnud mingi patt, et ta tahtis loomaarstiks saada. Aga Jumal kutsus. Ja minu elus samamoodi. Mul oli sünnipäev just see nädal ja midagi, mida ma olen oma lühikese elu jooksul saanud kogeda, on see, et Jumal on ustav, väga ustav, kõige ustavam. Ja tal on meile kõigi jaoks kutse, püha kutse, nagu Piibel ütleb. Olla valguseks seal, kus me oleme. Tal on ka kutse, et sa teeniksid oma koguduses. Aga üle selle kõige, see ei ole üleskutse, et tule nüüd missionäriks või saad järgmine pastor. See ei ole see, mida ma tahan öelda. Et sa võid olla valguseks oma tavalises igapäeva töökohas ja see võib olla sinu missionipõld. Aga mida Jumal kutsub meid andma? Tema annab teenistus. Jumal on see, kes annab kutse. Vahepeal me tahame kuidagi taevast haarata mingit teenimist endale, et see on see uus teenistus või see on see uus asi. Ei, Jumal on see, kes annab seda. Aga mida ta nõuab ja mida me saame anda, on oma südamed. Ja kui midagi, mida ma tahaks öelda täna selle tunnistusega, üks asi on see, et püha vaim, sul on vaja püha vaimu, omast jõust me ei suuda keegi seda võidujooksu joosta.
Aga kas see küsimus võib-olla sulle täna, ja see ei ole pääste küsimus, võib-olla mõne jaoks on ja katsu läbi, aga võib-olla kristlasega mitukümmend aastat, noor, eakas, aga kas minu süda, Jeesus küsib, et kas sinu süda kuulub mulle? Sest sellest lähtub kõik, sest sa võid tuua lauale oma annid, oma asjad vaimses võitluses, vaimses sõjas, mis meil ümber käib, sinu tavalised, ma ei tea, kas lauluhääl, intellektuaalsus või ükskõik, see ei too mingit võitu. Võit on see, kui sinu süda kuulub Jeesusele täielikult ja kui tema pühavaim saab tõesti sinust kinni haarata. Ja mida ma tahaks jätta lihtsalt täna on see, et lühike tunnistus, aga see pole tähtis. Anname oma südamed Jeesusele. Ja need rasked ajad, mis on Iraan ja kõik see värk, kui meie süda kuulab Jeesusele, küll ta saadab korda. Minu elus ka on need erinevad finantsolukorrad, no mu vanemad jätsid kõik maha, et olla missioneid, aga Jumal on nii ustav meie vastu olnud. See on üleloomulik, see nagu Veiko alati ütleb, see Excel ei arvuta, see ei ole loogiline, Jumala majandamine, Jumal, kuidas tema avab uksed, teeb uksed kinni, kuidas ta õnnistab isegi kõige väiksemat palvet, et kui see pole sinu tahis, aitab, ma laseks lahti. No ta aitab lahti lasta. Ja kui sul on vaja midagi vaja lahti lasta, aga sa ei suuda, võib-olla andeks andmatus. See hoiab väga tagasi. Piibel on väga selge selle kohta. See hoiab sinu suhet Jumalaga täiesti ahelates. Ja võib-olla sa mõtled, kuidas ma annan andeks, omast jõust sa ei suuda. Mina ka ei suutnud omast jõust. Pühavaim andis mulle üleloomuliku suveräänse võimaluse ja tänu Jeesus ma võtsin sellest kinni. Ja võib-olla täna on sinu jaoks see, võib-olla on täna sinu tervendamine või sinu tööolukord, mis su olukord on või su lähedane. Anna oma süda Jeesusele. Jeesus, kõik, mida ma võin siin täna ka öelda julgelt, mitte piinikust tundes, et Jeesus, ma annan täna oma südame. Ka täna ma tahan rohkem pühenduda Jeesusele, sest ta on ustav ja ta saadab kõik korrada ja temaga on kõik väga hea, kui ma temale lähemal. Ja nagu Paulus ütleb, kõik on nagu pühkmed, kõik minu need variserilikud õigused ja minu õiglus ja minu võib-olla eesõigus, et olla apostel ja et mul oli ilmutus, mul oli see teine, ma olen taevastes käinud ja nagu ta Korintuse kirjas räägib. Aga ütleb, et ma pean seda kõik pühkmeks, et tunda ära Jeesus tema ülestõusmisväge ja olla leitud tema seest, et kas sa oled Jeesusest täna. Et see on võib-olla selle tunnistuse sõna. Kus on meie süda? Kas see kuulub Jeesusele?